Sõbrad, tuletan meelde ühte salmi veel, mida täna kuulsime Jaakobuse kirjast. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Täna selle kantaate pühapäeval, mõeldes selle laulmise ja muusika peale, siis tuleb meelde üks paljude aastate tagune külaskäik ühe usundi õpetuse õpetajate koolituse raames Tallinna Krishnaitide templisse. Teate, tegemist on sellise põneva rühmitusega, usugrupeeringuga, kes tihti tänaval käies on erksavärvilised oranžid riided seljas ja mängivad trumme ja tantsivad ja laulavad palju. Ja seal tuli jutuks muu hulgas ka see, et miks nad nii palju laulavad ja tantsivad kogu aeg. Ja siis see, kes meid võõrustas, siis ta ütles huvitava asja, et vaadake, kui te ükskord jõuate pärale sinnapoole, kuhu me kõik teel oleme, meie kristlastena ütleme siis Jumala juurde, taevariik, et siis seal on iga samm, mis sa astud, on tantsusamm ja iga sõna, mis sa ütled, selle pead sa laulma. Praegu me õpime, usinalt õppima tantsimist ja laulmist, et me seal päris hätta ei jääks. Sest seal enam pääsu ei ole, seal tuleb ainult laulda ja kogu aeg tantsida. See on tore võrdpilt, mis sobib natuke kirjeldama ka seda, et miks me kirikus, sellises liturgilises vanades kirikutes tuleme Jumala teenistusele ja miks me nii palju laulame siin. Võiks ju küsida, et normaalse inimese kombel ei saa öelda tere, et miks sa pead laulma, issand, olgu teiega. Aga sellel kõigel on selline suurem tähendus ja ka kristlikus traditsioonis me mõistame, et läbi muusika, läbi laulu me suudame väljendada midagi, mis muidu on väljendamatu. Ja me suudame puudutada taevast. Ja taevas puudutab läbi muusika meid. Johann Sebastian Bach, see kuulus Bach, kes on palju oreliteoseid kirjutanud, on öelnud, et hardas muusikas on Jumal kogu aeg oma armuga ligi. Et võib-olla tõesti ükskord Jumala juurde jõudes kõvasti on seal laulmine ja tantsimine igapäevased toimingud. Naljatlemisi võib ju küsida, et huvitav, kas seal ikka Saaremaa valssi mängitakse ja kas taevases pidulauas õllepruulija võetakse üles või mitte. Ja võib-olla enamik Eurovisiooni laule ka see taevalikku puudutust meie hinge ei too. Aga me ei pea minema nendesse nüanssidesse, vaid mõistma, et see pilt, kuidas taevas, muusika ja meie siin maa peal ja oma elus kokku kuulume või kuidas see pilt avab meile natuke seda vaimulikku elu tähendust, et see meie elu ongi kui laul Jumalale. See on oluline, et see oleks harmooniline, et see oleks ülespoole suunduv, see meie elu ja peaks juba siin kõik, mida me teeme, kuidas me käime, kuidas me elame, kokku kõlama Jumala tahtega. Et see meie elu, muusika, elu laul peaks olema harmoonias, kooskõlas taevase muusikaga. Kristlaseks olemine ei tähenda ju teps mitte seda, et kuulutan ühel hetkel, nüüd ma, ilmselt ikkagi olen kristlane. Istun maha ja hakkan olema kristlane siis. Ei, see ei ole selline tugitooli kristlus või vaimulik elu. Pigem on see teekond, see on protsess, see on edasiliikumine, see on kasvamine,
või kui soovite, siis muusikapala, kus igal mõttel, teol ja ka tegemata jätmisel on sammu tähendus või noodi tähendus. Apostel Jaakobus, kelle kirjast täna lugemist kuulsime, räägib sellest palju. Oma kirja teises peatükis ütleb ta muuhulgas, mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid tal ei ole. Kas see usk suudab teda päästa? Nõnda on usuga. Kui seal ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. See on väga tugev argument tugitooli kristluse vastu. Olla vaimulik inimene, olla religioosne inimene, usklik inimene tähendab otsida Jumalat ka oma tegudes. Ja olla teadlik sellest, et see vaimulik elu ei piirdu ainult sellise intellektuaalse mõtlemisega või sellise jaatamisega, et jah, küllap Jumal on olemas. Vaid see tähendab seda, et püüan elada tõeks Jumala olemasoluga oma elus. Mis see siis tähendab? Et ma olen Jumala oma. Ma olen ristitud ja leeris käinud. Võib-olla veel kõike seda ei olegi, aga ma olen teel sinna. Ja võib-olla ma ei ole ka teel sinna veel enda teada, vähemalt mitte, vaid lihtsalt püüan aru saada, mis toimub selles maailmas ja kes ma siin üldse olen. Ja ka see ristiusk on minu jaoks just see õige viis inimeseks olemist tõlgendada. Ükskõik, millise vastuseni me jõuame, lõpuks selle vastuse selline ausus tuleb välja sellest, mida see saadab korda minu elus. Mida ma sellest lähtuvalt teen, mida ma sellest lähtuvalt teen teisiti, mida ma teen rohkem ja mida jätan siis ka tegemata. Jaakobus täna kuulsime, iga inimene olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Muidugi ei ole see veel kõik, mida me siis vaimulike inimestena, kristlastena oleme kutsutud tegema. Aga see annab sellise põhitooni kätte. Ehk et kuidas sa oled suhtes oma ligimesega? See on, öelda sellise kristliku elu kui uue laulu põhiline harmoonia. Kuidas ma olen suhtes teise inimesega? Jaakobus räägib seda, et ennekõike kuula. Kuula päriselt teist inimest. Igal ühel on oma lugu, igaüks tuleb kusagilt. Me ei pruugi kohe alati mõista üksteist väga kergelt, aga kuula ära. Kuula ära, mis tal rääkida on ja kust ta tuleb ja siis mõtle, mida sa ütled. Ja nagu Jaakobus ütleb, parem jätta ütlemata. Ole pikaldane rääkima, eks ole. Ja see kolmas, ole pikaldane vihastama. Ole sina see, kes toob esile rahu. Ole rahu tegija. Ole sina see, kes teise inimese kõrval kingib ka talle rahu. Ükskõik, kus me Uue Testamendi lahti lööme, ikka tuleb esile see sama ülesanne, mida me täna ka enne evangeeliumit halleluuja salmina laulsime. Armastage üksteist. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. See ongi see uue laulu põhisõnum, mida me oleme kristlastena kutsutud esile tooma oma eluga, oma tegudega. Aga et meile ei jääks selline väär mulje või kujutlus, nagu tähendaks inimese elu või risti inimese elu, pidevad sellist heategude vihtumist ja hambad ristis kõigi armastamist kogu aeg, siis
Jaakobus ütleb väga olulise mõtte. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutuste ega varjutuste varju. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt. Ehk et lõpuks ka meie enda heateod ei ole midagi muud kui sõnum Jumalalt. Meile endile, esmalt, ja selle kaudu teistele inimestele. Meie endi viis, kuidas me oma ligimese jaoks oleme need kuulajad, nende kõrval olemas rahutegijad, on Jumala and. Sageli kuuleme räägitavat sellest, kuidas maailmas aja jooksul asjad lähevad justkui keerulisemaks, halvemaks, kasvab vägivald ja ebaõiglus ja hoolimatus. Aga selle kõrval küsime, et kuidas on siis võimalik, et kogu selle aja jooksul, kui kõik on läinud aina halvemaks, on veel headust, on veel siirast armastust ja häid tegusid tegevaid inimesi. Kuidas see veel võimalik? Me võime öelda, et see on võimalik tänu Jumalale. Sest tema ei ole maha jätnud seda maailma ega inimkonda. Tuleb ja annab ikka uuesti väge kurja asemel tuua esile hea, vihkamise asemel armastust. Ja ka sõja keskel neid, kes saavad olla rahu tegijateks, rahu esile toojateks. Tundub, et pühakirja valgel võime öelda, et esmalt oodatakse seda kõike meilt. Mitte neilt seal kusagil, kes on asutanud uue MTÜ, mis kogub raha Ukraina jaoks või puudust kannatavate laste jaoks või mitte nendelt, kes seal Sotsiaalministeeriumis raha jagavad abivajajate, vaid just nimelt meilt. Igapäevases elus, tegemises, toimimises. Sest meie mõistame arvestada Jumalaga. Ja kui me seda mõistame, siis teame, et meil on ka see vägi Jumalalt. See on üks väga praktiline ilus nõuanne, mille me täna siit Jaakobuselt saame kaasa võtta. Kui meil on võimalik teha midagi head ja ilusat, siis täna selle eest Jumalat ennekõike. Mitte iseennast, et küll ma tegin nüüd hästi. Täna Jumalat, et ta on otsustanud sind kasutada ja andnud sulle selle võime teha head. Või kui sa näed midagi selles maailmas head ja ilusat, siis täna Jumalat. See on tema hand. Ja kõige selle kaudu me näeme, kuidas ta on jätkuvalt kohal tegutsev, toimiv ja elav Jumal. Ma arvan, et kui meie elu, kui laul oleks ainult meie enda teha, siis see oleks üks igavene tüütu ja vigisev jorin. Seda me oskame hästi. Aga tänu temale saab see olla tänu ja rõõmu laul. Tuua esile head ja ilusat oma elus. See saab olla tõesti üks selline rõõmus kantaat, mille saatel kõndida või kes soovib tantsida vastu igavikule. Aamen.